see kaamerapilt meil päris selliseks ja uduseks on tõmbunud, siis seal Alžeeria fännid panid oma pürotehnika käima. Ja sealt oli juba näha ka, et Alžeeria fänne on päris palju kohale tulnud. No, iseasi on see, kui vaatame nüüd siit ja nüüd on olemas ja ei, suluseis. Dijani Reinders on suluseisus ja kohtunik siin liiga pikalt ei mõelnud. Aga Holland näitab oma teravust ja Hollandil tundub, et ikkagi siin tasub neid MM-i võidu mõtteid mõõrgutada küll, kui siin ikkagi niimoodi mängitakse, nagu praegu ja just ründavalt mängitakse. Ja sama veel kergelt suluseisus tundus, et ikkagi oli. Keskväljal Nigeeria kombineerimine, Didi saab jooksu, tuleb pall Moffile kasti ka, siit pall värava eest läbi ja suluseisu. Suluseisu lipp on püsti, Moses Simonilt hea eeltöö ja Moffi on hoopis see mees, kes palli võrku paneb, aga suluseisu lipp on püsti. Ja no näitab siin Moffi ise ka, et Svarv vaatab selle asja ka üle. Ja no päris piiri pealne, aga sellest kaadrist pigem tundus, et suluseisu ei ole. Ja et seal Podolski Varvas kattis selle ära. Näidatakse meile veel seda olukorda ka veel. Ja siin võib öelda, et mängis Onyeka palli. Kerem Moffile tegemist kui kusjuures täitsa debüüdiga. Nigeeria rahvuskoondise eesotsas ja kas paneb debüüdile otsaga kohe debüütvärava. Ja no saame teada, kui Varv on selle töö ära teinud ja no seal on küsimus, kas on Varvas eespool või on Põlv eespool. Päris piiripealne olukord ja võib siin täitsa kaua aega võtta see välja selgitada. Simon juba ise vaikselt uurima ka. Ja nii, ja värav. Ja värav, Nigeeria läheb seda kohtumist juhtima, Kerem Moffi saab siit enda rahvuskoondise debüütvärava kätte ja näeme neid jooni ka nüüd. Esialgsest kordusest meile seda kõige õigemat momenti tundub, et siiski ei näidatud, kuna siit kaadrist nüüd need positsioonid vähe teistsugused. Aga tundus tõesti, et sealt suluseisu ei ole ja saab Nigeeria avavärava kätte, nagu said ka 8 aastat tagasi, kui Nigeeria siis Poola 1-0 alistas. Aga neutraalsete vaatajatena, nagu ilmselt enamus meiega oleme. Metsaga tundub, et enne peab siin kohtunik kastis korda looma. See palliga kasti tuleb ja koha peale ja siin tekib äkki veel löögimomenti. Zalewskilt pall värava eest läbi ja pall on väravas. Ja pall on väravas, Podolski saadab selle palli väravasse ja ei pääse tõesti. Nigeeria siin Poola ja pausil eduseisus, Podolski viigistab mänguseisu ja Varssavist tõmmatakse ka pidu käima, sallid lehvima. 18-aastasele Podolskile 3. mäng rahvuskoondises, esimene värav ka talle. Ehk debüütväravad mõlemalt poolelt ja näeme siin ilusat kaadrit Varssavist ka. Zalewskilt superpall värava eest läbi, et ei läinud sealt ise peale lööma. Pani selle palli siin ohutsooni otse Kasper Podolskile jala peale. 4 meetri pealt lihtsalt jalg vastu ja pall väravas. 18-aastane mees enda väravasid kätte.
penaltipunktil ja kes on see mees, kes seda olukorda läheb lööma, kas see on Onuachu? Ja nägin õigesti, kes oli ennast sinna valmis pannud. See hoopis Onyedika. Onuachu. Võimalus Paul Onuachule omad ette viia, kas ta seda ka teeb ja teeb. Saadab Grabara teisele poole ja Nigeeria 77. minutil läheb Poola vastu juhtima ja teine kord mängitakse. Ja teine võit 13 minuti kaugusel. Onuachule 33. mäng, 5. värav. Aga no see käega mäng tuli mitte kuskilt ja no tõesti keegi ei küsinud ka seda penaltit. Ei ole kõige parem lahendus penalti poole pealt, aga näeb Onuachu ära, et Grabara on vajumas ja lööb lihtsalt teisele poole selle palli minema. Ja Trabzonspori mees viib Nigeeria juhtima. 2 koondist, kes täpselt jäid MM-ist puudu. Ja Nigeeria selles lahingus näitab, et nemad väärisid rohkem. See toob selles Liisile keskväljale tagasi. Metušek. Wisniewski, kas läheb ise kaugelt vajutama, lööb! Ai, milline löök! Ja Wisniewski 5. üleminutil paneb 35 pealt palli värava võrku. Ja Poola saab selle viigi kätte ja no kust see löök nüüd siit tuli? Sallid tõmmatakse lehvima ja no super sooritus Wisniewskilt, aga tahaks ka kordust näha. Jäi küll tunne, et siit Okoye jäi täiesti magama. Ja ei oodanud seda Wisniewski kahurit, mis sealt kaugelt teele pandi. Ja vaatame siit nüüd uuesti. No 30 pealt korralikult keerab ka see pall. Ja Okoye hakkas juba ära minema. Ja peab nüüd hoopis palli värava võrgust välja võtma ja no täiesti viimasel momendil paneb Wisniewski enda 9. mängus esimese värava Poola rahvuskoondise eest ja no Lewandowski ei suuda ka otsustada, et sealt siuke pauk praegu tuli. Ja no on Poola olnud täna hambutu, aga sellise soorituse pealt. And subscribe. Hit that like button and subscribe for more.